Hommikut siis ka niimoodi ametlikumalt siit ja aitäh. Tegelikult ma tahan lihtsalt ütelda kõigile aitäh, et ma saan täna siin olla. Ja see ei ole kuidagi retooriline, vaid ma mõtlen südamest ja tõsiselt, et aitäh Jumalale, aga aitäh teineteise eest. Olete nõus? Suru oma naabril kätt kõrval ja ütle aitäh, et sa siin oled. Ja see võib-olla surud oma abikaasal, oma sõbral kätt ja sa võib-olla mõtled, et mis ime see nüüd siis on. Aga see on tegelikult väga suur ime, sest et see, et me siin oleme, on üks suur ime, oled sa nõus? See, et kogudus on sündinud maailma, on väga suur ime. Ja Jumal laskis sellel sellisena sündida ja nelipühapäeval on parim viis ja parim mõte seda niimoodi just meenutada, see on ime. Tänu Jeesus. Vägev. Teate, sellega on niimoodi, et kui on selline eriline ülistus, eriline hetk ja südamest tulev, siis Jumala vaim on lähedal ja ta kõnetab. Ja täna on juhtunud ka niimoodi, et ma ei tea, kas ma jõuan nende tekstideni, mis mul siin on, mida ma reedel sain, aga Jumal kõnetas ja ütles, et räägi oma tunnistus. Mul jäi see tunnistuse osa vahele, ma pean nüüd rääkima selle oma tunnistuse ja vaatame, kuhu me jõuame. Paar asja veel, mida ta on mulle rääkinud ja selle ma tahaksin nendest rääkida. Aga aitäh, Kaur, aitäh, Maarja, aitäh selle ülistuse eest. Teeme ühe suur aplausi ja täname Jumalat ja täname neid ka. See on... Me ei saa kuidagi teistmoodi. Ma tean, et on osades kogudustes, kus tehakse niimoodi. Ma ei tea, see on nagu veider. Mina ei oska nii tänada. Ikka plaksutamisega saab tänada. Aga tõesti, südames on suur tänu ja aitäh. Ma olin mingit aega tagasi sellise koha peal, kus ma küsisin ja see on nüüd see tunnistuse osa. Aitäh sulle. Ma küsisin Jumala käest, mida sa tahad eeloleval ajal teha või näidata või tead, vaata, kui sa mingisugusel hetkel oled jõudnud ühe sellise koha peale, kus see, mis on ennem olnud, kuidagi enam kas ei tööta või lihtsalt ei ole enam see koht. Vana on, nagu öeldakse, möödas ja uut veel ei ole tekkinud. Oled sellise kahe aja vahepeal. Ja need on sellised kohad, kus vahest võib tekkida segadus, kus vahest võib tekkida küsimärke enda sees, kas ma teen ikkagi õiget asja, kas ma olen õiges kohas. Ja sellised momendid, ma usun, meie kõigi eludes on erinevates kohtades, olgu see töökohtades, olgu see isegi võib-olla suhetes, mis iganes on selliseid keerulisi kohti. Ma olin ühes sellises keerulises kohas sellel kevadel tegelikult ja see teatud mõttes kriis, minu sisemine kriis kestis mõnda aega. Ja ma ütlesin, Jumal, sa pead mulle rääkima. Sa oled mulle alati rääkinud ja sa pead mulle rääkima elava sõna, mis tuleb sinu käest. Ja ma tahan seda elavat sõna kuulda. Ja tead, ma soovitan siinkohal alati, kui sa oled mingit otsust või midagi tegemas, küsi tema käest elavat sõna, et sa saaksid selle tema käest. Ja ma, nii nagu, see on juba traditsioon ja ma räägin sellest ikka, et ma käin metsas jalutamas ja ma käin, loen erinevaid asju, kuulan, mõtlen, igapäevases elus ka, vaim on mul kogu aeg ergas, ma püüan nagu kätte saada, et kust kohast ja mida ja millisel viisil see sõna võiks tulla. Ja kui sa oled mõnda aega niimoodi käinud ja mitte midagi ei ole tulnud, siis tekib kerge sükene, paanika on vale sõna, aga ütleme selline natukene nagu jalad maast lahti olek. Ja täpselt ei saa aru, kus on põhi, kus on lõuna. Kes on kogenud, see on kogenud, kes ei ole kogenud, liiga noor oled veel. Ja see ei ole ilmutuseks, see on lihtsalt julgustuseks. Nendes olukordades Jumal on sulle tegelikult kõige lähemal ja ta ütles mulle ühel hetkel, Veiko, ma olen su selja taga ja hoian sind.
Ja tea seda, kui sa oled sellise koha peal, kus sul on vaja abi ja sa ei tea, mida teha, siis tea, ta on su selja taga, ta ei jäta sind kunagi maha. Isegi üks laul on sellest. Jumal, kus sa olid, 2 jäljed läksid ja ühel hetkel olid 1 jäljed. Ja Jumal ütleb seal läbi selle laulu, need jäljed on minu jäljed, sina olid minu süles. Ja tead, kui sa oled selles kohas ja nüüd sa mõtled, et kas pastoril on selliseid kohti? On. Kas töötegijatel on neid kohti? On. Ja need võivad olla vahest väga sügavad kohad. Ja siis ma küsisin, Jumal, anna mulle see elav sõna, mul on seda vaja. See kestis mitu kuud ja ma ühel hetkel ütlesin, et kui sa enam midagi muud teha ei ole, mäletad, ma ükskord rääkisin sellest, kuidas ma lihtsalt hakkasin laulma. Ühe korra tunnistasin sellest. Ja kui sa ei oska enam mitte midagi muud teha, siis sa hakkad laulma. Eesti rahvas on laulurahvas. Ja ma olen mõelnud, et miks eestlased ei ole sellised palvetav rahvas. Sellepärast, et ta on laulurahvas ja ta läbi laulude palvetab. Kui on väga raske, siis hakka laulma. Kui sa ei tea vastuseid, siis hakka laulma, hakka ülistama, hakka kiitma. Nii nagu 2 jüngrit, kes olid pannud jalapakku vanglasse ja nad laulsid ja mis juhtus? Ahelad langesid, vangla uksed läksid lahti, teised vangid imestasid ja keegi ei läinud vanglast välja. Isegi vangivalvuri elu säästeti. Lugege seda piiblist. Kui sul on keeruline koht, hakka laulma. Ja siis korraga üks sõber kutsus mind Rootsi ja ütles, et tule sinna ja ta ei teadnud minu asjadest mitte midagi. Ma lihtsalt läksin sinna, ta oli varem ka mind kutsunud, aga ma kuidagi ei olnud see koht olnud ja lihtsalt, et 3 päevaks minna ja ma ütlesin, okei, lähen. Ja korraga Jumala vaim ütleb, et ma räägin sulle seal. Ja nagu sa arvata võid, meil on ikka mõte see, et kas nüüd tuleb üks vägev prohvetlik sõna või tuleb mingi kirjakoht või tuleb midagi, mis tuleb nagu kosk või tead. Mina vähemalt olen ikka niimoodi arvanud, et kui tuleb üks suur asi, vägev, ma ei tea, suur konverents, suur asi, võt seal tuleb. Ei, me olime 2, me kõndisime Stockholmi tänavatel, käisime kohvikus, lihtsalt vaatasime vanalinna, õhtul istusime, jõime teed ja ta räägib oma elust. Ja sellel ühel hetkel, kui ta räägib oma elust, ta ütleb ühe lause, mis eesti keeles kõnab nii. Jumal oli talle kunagi nooruses öelnud, puhka minus ja mina avan sulle uksed. Puhka minus ja mina avan sulle uksed. Ja korraga Jumala vaim, siis oli küll nagu välk lõi sisse. Ja ma ütlesin, et stopp, ütle veel kord, mida sa ütlesid. Ja ma sain aru, Jumal oli kõnetanud ja ta kõnetas mind. Puhka minus ja mina avan sulle uksed. Miks ma räägin seda tunnistust siin? See on just kui minu isiklik lugu. Aga Jumal rääkis mulle seda, ütle seda kogudusele, ütle seda igale koguduse liikmele Nõmmel ja üle Eestimaa. See sõna ei olnud ainult mulle, see oli igale ühele, kes on Kristusega lepingus, kes on uuesti sündinud. Ja see sõna on see, selles ajas, nüüd ja praegu, puhka minus ja mina avan sulle uksed. Võta see sõna vastu. Nii tihti on neid asju, mida me teeme, rabeleme, käime, oleme, aga see elav sõna on sulle täna. Puhka minus ja mina avan sulle uksed, mis iganes need uksed on. Jumal tegelikult ootab ühte asja meilt ja ta andis mulle sellele järgnevalt päris mitmeid õppetunde, aga üks nendest on see. Ta ei oota, et me tema jaoks midagi väga teeksime. Ta ootab seda, et me temaga koos oleksime. Veel kord, ta ei oota seda, et me tema jaoks midagi väga teeksime, vaid seda, et me temaga koos oleksime. Ja siis ta tõi mulle korraks minu väikese 7-aastase, kes korraks siin sees käis. Ta on nüüd juba 7, nüüd ta on natukene teistmoodi. Ja kui sul on 2-3 aastane, mida sa kõige rohkem, või üldse oma lapsega, mida sa igatsed kõige rohkem? Ja loomulikult ma igatsen seda, et ta oleks minu juures, et ta oleks mu süles, et ta oleks minuga.
Mind ei huvita see, et ta tuleb ja näitab mulle oma tunnistuse, kus on kõik viied ja mis iganes veel, ja mind ei huvita see, kui ta tuleb ja näitab, huvitab küll, aga see ei ole see, mille pärast ta on minul on temaga suhe. See ei ole mitte see, mind ei huvita need saavutused, mind huvitab ta ise. Ja Jumal tegelikult kõnetab meid täna, teda huvitab meie ise, et me oleksime tema ees. Me ei pea minema palves rääkima talle ühte raportit, kuidas kõik on läinud hästi ja kuidas veel kohe läheb palju-palju paremini, vaid ta ootab seda, et me lihtsalt oleksime tema ees. Ja kui sa mitte midagi muud seal teha ei oska või ei julge või oled nii läbi, laula. Ma tahaks, et meie koguduse liikmed kõik oskaks seda laulu võitu, vereväes on võitu. Päriselt. See on üks vana lugu, väga vana lugu. Aga tead, selles on üks selline vägi, kui sa laulad Jeesuse verest. Midagi muutub. Jumala vaim puudutab sind ja ta teeb sinu elus midagi, mis ei ole pärit sellest maailmast. Need hetked, kus ta kõnetab inimest, need on kallihinnalised. Ja veel kord, ma ei tea, miks ma seda pean veel kordama. Aga kellegil on seda vaja kuulda. Kui sa ei oska mitte midagi muud, siis laula talle. Õpi kas või üks lugu selgeks pähe. Pühapäeval, eelmisel teisipäeval oli Juko-Mart Kõlar, luges piiblist Rooma kirja. Ta luges ühe terve peatüki ja siis teisest peatükist veel pool ja tegi seda peast. Ja teate, kui ta seda luges, nii nagu meie õde siin ükskord luges psalme, kui ma õieti mäletan, ka peast, siis see puudutas mind nii tugevalt. Me teeme Jumala sõna endal oluliseks ja tähtsaks. Ja mitte sellepärast, et lihtsalt, et me saaksime seda kuidagi teada, vaid et see sõna muudaks meid sisemise inimese poolest, sest see on elav sõna. Ja see sama elav sõna tuli minuni ja selle ma tahan täna kõigile jätta. Hinga minus ja mina avan sulle uksed. Võtame selle aja. Anna käega märku, kas sa oled nõus tegema seda, et sa võtad aja tema jaoks. Jumal näeb su kätt. Ja mitte see, et oi, nüüd hakkab sind mõõtma. Ei, vastupidi, ta igatseb ja ta tahab välja sirutuda meie igaüheni. Eestimaa lootus on elav kogudus. Eestimaal ei ole muud lootust. Te teate seda hästi, et mu südames on olnud ja see tunnistus jätkub ja ma arvan, et ma selle eksegeesi sellest Apostlite tegude 3. peatükist jätan järgmiseks korraks. Aga ma räägin seda tunnistust edasi. Eestimaa on olnud mu südames nii kaua, kui nii ma tean. Siis, kui me vabaks saime ja kui ma pastoriks sain, siis Jumal rääkis mulle jätkuvalt Eestist, Eestimaa kogudusest, Eesti rahvast, meie maasterahvast. Ja ta on mitmel erineval puhul toonud esile kitsaskohad, mis selle rahva jaoks on tähtsad ja olulised ja et me rahvana jääksime alles. Ja siis, kui me oleme need välja ütelnud suuremas või väiksemas kohas, siis Jumal on kuulnud neid palveid, mida me ühiselt oleme teinud. Olgu need suured teenistused, olgu need palvekambrites tehtud väikesed palved, õhkamised Eesti eest. Aga ühel hetkel minul sai kõrini. Ma ei tea, kas sul on saanud kõrini. Ma mõtlen maasterahvast, ole aus. Pane silmad kinni, anna käega märku. No muidugi on. Kui sa vaatad seda hullust, mis tegelikult täna toimub, kuidas, ja okei, ma ei hakka rääkima seda, mis hullus see on. Ma usun, et me saame kõik aru, millest jutt käib. Siis minul sai kõrini ja ma ütlesin, Jumal, nüüd mingu nii, nagu sinu raudtee on maha pandud, nüüd lihtsalt mingu nii. Rohkem mina ei palu.
Ja tead, ühel hetkel siis, see oli eelmisel nädalal, Jumal kõnetab mind ja ütleb, et hakkab mulle rääkima ühte lugu. Ja ta räägib Sakkeusest. Ja Sakkeus on selline mees piiblis, kes on omast rahvast. Ta on juut. Ta on oma rahva esindaja. Nii nagu meil on eestlased seal mäe peal. Sakkeus puu otsas, meie juhid Toompeal. Palju vahet pole, oled nõus? Ja see, mida nad seal üleval teevad ja see, mida Sakkeus tegi, ta tegelikult kooris oma rahvast. Ta võttis liigkasu. Ta tegi kõike seda, mida täna tehakse. Tehakse seda mis iganes ajendil ja tehakse seda mis iganes põhjustel. Sakkeus oli vihatud oma rahva poolest. Näita mulle täna inimest, kes ütleb, et meie valitsus on vägev. Ma arvan, et väga palju käsi ei tõuse. Aga ta hakkas mulle Sakkeusest rääkima ja ta ütles, kas sa paned tähele? Jeesus kõnnib. Ja ta ütles, kogudus on tema ihu. Jeesus kõnnib seal ja siis Sakkeus läheb puu otsa. Ta vaatab, tal on huudisimu selle järgi, mis nüüd siis see Kristus ikkagi teeb, mida Jeesus seal teeb, mis on see tema osa seal, mis mees ta üldse selline on. Ja teate, ma tahan ütelda, Jumal kõnetas, ütles, et see maailm vaatab, kes see kogudus siis selline on. Kas neil on selles olukorras ja selles hetkes midagi öelda või arvata või esile tuua? Või on ta lihtsalt üks kamp imelikke, kes koos käivad? Sellise paralleeli ta tõi. Ja huvitav on see, et Jeesus läheb ja peatub. Jääb sinna seisma, ütleb Sakkeus, tule nüüd usinasti maha, ma tahan sinu kojas täna olla. Mõelge korraks. Kui ühel hetkel on mingisugused inimesed ja mult on palju küsitud, Veiko, miks sa poliitiliselt midagi sõna ei võta, miks sa ei ütle, kuidas asjad peavad olema siin maal ja rahva keskel? Oi, kui sa teaksid, mitu kirja mul on valmis kirjutatud ja kui pikad nad on ja millise vürtsiga ma neid olen vürtsitanud. Ainult teaksid. Ja Jumal ütleb, ei, sa ei saada, sa ei räägi, sa ei ütle. Sa teed nii, nagu minu sõna ütleb. Ja siis teiselt poolt tuleb pumm ja pumm maksakaid sisse, ütleb, kuule, ärkad üles ka või? Teed midagi või ei tee? Ei ole väga lihtne koht olla kahe kõva kivi vahel. Enda sees käib ka möll. Jeesus jääb seisma, ütleb, ma tahan täna olla sinu kojas. Ja mis edasi juhtub, on see. Me oleme seda kohta kindlasti lugenud ja kui ei ole, siis loe seda kohta. Jeesus läheb sinna Sakkeuse kotta. Ta läheb sellesse kohta ja kogudus peab olema seal kohas, kus ta täna on. Oma töökohas, oma asjades, oma värgis. Ja nelipühal ei ole teist võimalust, kui rääkida meelevalla sõnu, kui rääkida neid asju, mida Jumal sinu südamesse paneb nendes kohtades, kus sina parasjagu elad, oled ja tegutsed. Ja kui mitte võib-olla kellegile inimesele, siis olukordadele, siis situatsioonidele, siis asjadele. Alles hiljuti meil oli üks väike vestlus ühe armsa inimesega ja ta ütles, et tead sa, mu õppejõud ajab nii soga suust välja ja ma tunnen seda õppejõudu, ta on armas inimene. Ja me palvetasime ja järgmine päev oli kõik muutunud. Ja see õppejõud oli pisarates ja rääkis seda juttu, mida ta kunagi oli kogenud ja mis oli juhtunud. Teate, sõbrad, meie võitluse relvad ei ole lihalikud, ütleb piibel. Ja küll ma olen tahtnud seda lihalikku. Sa tead natuke mu iseloomu. See on niisugune, et tead, kui ma näen mingit ülekohut või jama, siis mul on niisugune, tahaks kogu jõu rakendada, et asjad sirgeks väänata, et võtta see latt, mis on terasest ja tõmmata sirgeks. Ja Jumal ütleb, rahu. See on lihalik. Ära tõmble. Tee seda, mis ma sulle ütlen. Nii nagu minu sõna seda ütleb. Head sõbrad, see sõnum ei ole mitte ainult mulle, see on sulle ka.
Jeesus läheb sinna Sakkeuse kotta ja nüüd juhtub midagi huvitavat. Nad söövad koos, vestlevad, söövad, on sõbralikud, patsutavad õlale võib-olla, mis iganes. Ja korraga tabab Sakkeust seesama vaim, kelle tulekut me täna tähistame. Sest ei ole mitte mingisugust teist jõudu kui püha vaimu jõud, mis paneb inimesed tegema teistmoodi, mis muudab inimese saatuse. Ja korraga seesama Sakkeus, kes on koorinud ja tõmmanud sealt, kus tõmmata annab, tal ei ole enam ühtegi sõpra ka järgi jäänud oma rahva seas. See Sakkeus tõuseb püsti, ma ei suuda enam. Kõik, kellelt ma midagi võtnud olen, ma annan tagasi ja kellele ma ülekohut olen teinud 4-kordselt. Ja korraga Jumal räägib mulle, kas sa tahad, et Eesti riigis makstakse 4-kordselt maksud tagasi? Sa mõtled, kas see on võimalik? No aga Iisraelis ju juhtus see. Ja kas tal on midagi võimatut? Täna me oleme terve ülistuse kuulnud, tal ei ole midagi võimatut. Ja see kõne kõnetas mind nii tugevalt, mis Jumala poolt tuli 4-kordselt tagasi. Ja siis ta ütles, ainukene, mis Eesti maad muudab, on minu arm ja minu armastus. Mitte ükski viha, mitte ükski surve, mitte ükski sõda, mida on palju räägitud. Ja mina olen ka mõelnud, et mis seda rahvast paneks põlvedele. Kas pani esimese või teise maailmasõja ajal? Ei pannud. Soomlasi pani, aga see oli arm. Aga ma tahan ütelda, Eesti maad ja rahvast muudab üks asi ja see on Jumala ligiolu, Jumala armastus ja tema arm. Ja siis ta ütles mulle, ja nüüd on nii, et sa otsustasid küll, et sa ei palu enam, aga nüüd on niimoodi, et sa kuulutad armu. Jumala armu selle maa ja rahva üle. Ja täna selle koguduse keskel 4 pühapäeval me kuulutame Jumala armu üle selle maa ja rahva. Siit üle Eesti maa. Meid vaadatakse igalt poolt kaugelt ja lähedalt ja ma ütlen teile, kallid, kus te iganes olete, igal pool. Kuulutage Jumala armu esile tulekut. Jumala armu esile tulekut, sest see on tema viis ajalugu muuta siin selle maa ja rahva keskel. See, mida meie armas õde nägi, seda unenägu, see ju on üks ühele, mis kinnitab. Ja ta on mulle ütelnud ka korduvalt, ma hoian oma rahvast. Kas sa tahad, et su naaber oleks hoitud? Tahad sa, et su töökaaslane oleks hoitud? Tahad sa, et Sakkeus, kes istub täna Toompeal, võiks muutuda ja oleks hoitud? Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest. Öeldakse Jumala sõnas. See oligi see tunnistus ja see üleskutse selleks suveks, selleks ajaks, kus me täna oleme. Amen. Kaur, kui sa tuled, mängid natukene ja võtame ühe sellise aja. Mul on täna 2 asja, mida ma tahaksin teha. Esimene on see, et me kuulutame seda armu üle terve maa ja rahva, üle koguduste, üle enda elu. Ja me ütleme, me võtame vastu. Oled sa nõus? Sest vaata, üks asi veel võib-olla siia lisaks on see, mida Jumal mul on esile toonud, on see, et ta on kõik meile ju andnud. Vaata, kui sul on kingikott kodus nurgas ja see on pealt kinni seotud, siis sellest on vähe kasu sellest kingitusest, oled sa nõus? Ja tegelikult ta on alati ka oma sõna kaudu väga selgelt, võta vastu, võta usus vastu, mitte nägemises. Tihtipeale me tahame nägemises vastu võtta, et kui olukorrad hakkavad muutuma, siis ma hakkan palvetama. Või siis ma võtan vastu, siis ma hakkan liikuma. Ei, ta ütleb usus, võta vastu, võta see kingitus vastu. Ja teine asi, mida ma tahaksin täna, mille eest paluda, on see, täna me lugesime ka vaimu andidest. Et ta on andnud ja jaganud igale ühele vaimu anni.
Ma ei tea, kas sa opereerid oma vaimuannis või tead sa, mis on see vaimuand. Ja kui sa ei tea seda, siis me täna palume, et see tuleks esile. Ja kui sul on vaimuand ja sa opereerid selles, siis Jumala sõna julgustab meid paluma paremaid armuande või suuremaid või järgmisi armuande. Ja täna me palume. Ja ma palun, et Jumala vaim täna ilmutaks sulle selle armuanni, mis su sees on, mis võib-olla pole aktiviseerunud või siis, et järgmise. Ja see ei ole mitte nii, et mina palun ja siis tuleb kuskilt kapaga, vaid see tuleb nii, et me koos palume Jumala trooni ees. Sina iseendale, mina iseendale ja me koos oleme tema ees. 4 pühapäeva üks võtmesõna, kui nad ühes paigas koos olid, sündis äkitselt. Ühes paigas koos. Miks on need suured teenistused, mida me oleme korraldanud, nii tähtsad ja olulised? Mitte sellepärast, et siis on meil rääkida, kui palju rahvast meil seal oli. Kui ameeriklasele ütled, et kuule, seal oli mingi 1000 või paar tuhat inimest, ta ütleb, ahah. Ta ei saa üldse arugi, mis paar tuhat inimest. Mul on iga koosolek on 2000 inimest või 3000 inimest saalis. See ei ole üldse numbrite küsimus. Ameeriklased ei saa aru, sest nad on nii suur rahvas või venelased samamoodi. See ei ole point. Point on selles, et kui nad kõik ühes paigas koos olid. Erinevad konfessioonid, erinevad kogudused ühes paigas koos. Täna meie väga erinevad inimesed ühes paigas koos. Ja Jumal täna tahab välja valada ja anda meile igale ühele. Seal on väga selgelt kirjas, iga ühele nagu vaim tahtis. Igaüks oled sina, oled sa igaüks. Amen, anna käega märku, Jumal näeb, igaüks. Sina oled igaüks, mina olen igaüks. Ja nüüd me lähme koos Jumala trooni ette ja palume need 2 palvet, tõuseme üles. Hea Isa taevas, me oleme praegu sinu ees, sinu lastena. Issand nendena, kes me oleme sinu vere kaudu lunastatud. Nüüd ei ela enam mitte mina, vaid Kristus minu läbi. Nii räägib sinu sõna. Ja seda me kuulutame, seda me usume. Et kallis püha vaim, sina elad meis igas ühes. Ja sa teed seda oma osa, oma tööd meie sees sellisel viisil, et me võime muutuda Jeesuse sarnaseks aina rohkem ja rohkem. Kuigi meie lihalik olemine, kuigi meie inimlik olemine tahaks nii palju teisi asju ja teist moodi käituda, mõelda, teha, olla. Issand, aga täna me palume seda sellel 4 pühapäeval. Et sinu vaim võiks meid taas täita. Tulega, esimese armastusega, sellega, kuidas sina meid tõmbasid välja ja kuidas sa asetasid meid. Issand, ja ma tänan selle eest, et täna igaüks oma südames ja me oleme koos praegu, Issand, sinu trooni ees. Üles tõstetud kätega ütleme, Issand, siin ma olen, sinu poeg ja sinu tütar. Ja ma tahan selle osa kätte saada, milleks sina mind oled kätte saanud. Ja Issand, ma palun seda andi, seda vaimu andi, millele sa oled öelnud, et sirutuge välja, küsige, paluge, otsige. Ja te saate. Jumal, sul on hea meel jagada välja. Sul on hea meel jagada oma kogudusele välja, oma koguduse igale liikmele, igale ühele välja vastavalt nii, nagu sina tahad, Issand. Ja nüüd kõik, kes on oma käed üles tõstnud, sina näed, Issand. Ja ma palun, et sa jagaksid just praegu, just sellel hetkel selle anni, selle vaimu anni, mida sina oled mõelnud. Ja võib-olla kellegil on juba ja on mitu, aga Issand, sinu sõna ütleb, et taotlege veel enam. Issand, ma palun, et sinu vaimu annid võiksid koguduses minna täiel määral tööle. Teiste inimeste üles ehitamiseks. Nende, kes veel sind ei tunne. Isa, ma tänan selle eest, et sa kingid vaimuande, prohvetliku kõne, keeli tõlgitsemiseid, vaimuande, kus on terveks tegemised, Issand, üleloomulikud teadmised,
ja need paljud veel, mida ei ole ka loetletud, aga issand, sinu vaim praegu jagab välja. Igaüks, kes avab oma südame, saab selle kätte ja haarab kinni ja ütleb, jaa, see on minu oma. Ütle, see on minu oma ja ma tänan, issand. Ma võtan vastu. Ma teen selle kingituse lahti ja luban endas sees toimetada ja teha nii, et see vaimu and hakkab tööle minu elu kaudu. Tänu sulle, issand. Ja kõik need, kes on võib-olla kaugemal vaatamas, kodudes, võib-olla teistes kogudustes, üle Eestimaa. Isa, ma tänan, sa ei jäta mitte kedagi ilma. Iga süda on sulle nähtud. Iga südame hüüd on sulle kuuldud. Tänu sulle, issand. Tänu, issand. Ja isa, nüüd me tuleme ka oma maa ja rahva eest ja kui sa oled öelnud, et palu armu ja kuulutage armu, siis me täna ühiselt, ühes paigas koos olles, ka need, kes on kaugemal kuskil ekraanide taga, me oleme kõik vaimus koos, kes hiljem vaatavad, me oleme kõik ühes paigas, ühes koos. Ja meil ei ole oma agendat, meil ei ole oma plaani. Aga meil on see sõna, mida sa oled öelnud. Palu armu. Ja me palume armu. Sinu arm ja sinu armastus on see, mis selle maa ja rahva muudab. Muudab ka kõik sakkeused seal. Isa, ma praegu palun seda, et sinu arm saaks välja valatud. Sinu armastus saaks välja valatud. Nii nagu prohvetid on näinud, nagu vesi katab mere põhja, nõnda katab sinu tundmine seda maad. Ja me kuulutame selle olemisse, issand, selle laulupea ajal, issand, selle rahva kokkutuleku ajal, et sinu vaim langeb ja puudutab seda maad, sinu arm puudutab seda maad ja seda rahvast. Issand, ja nii nagu sa selle pildi näitasid, kui puhas vesi hakkab voolama, siis see viib ära kõik räbu, kõik mustuse, kõik ebakohase. Igasugused nõidused, hävitamised, igasugused teadmise sõnad, igasugused muud asjad, mis tulevad teise vaimu poolt, need pühitakse ära puhta veega selle maa pealt. Me täname, issand, et sinu vaim sellel nelipühal puudutab seda maad, puudutab seda rahvast, puudutab oma rahvast ja sa jagad välja nii, nagu sina tahad jagada. Ja me täname, et me võime tänuga vastu võtta, issand, sinu käest. Ja täna ma palun igale sõbrale, kes on siin või kus iganes kohas vaatamas kaasas. Ma palun, issand, et see suvi võiks olla selleks, kus me hingame sinus, kus me istume sinu süles. Ja sina teed uksed lahti. Need uksed, mis on vaja. Mis iganes iga üksiku inimese elus, koguduste selle maa ja rahva elus. Hingame sinus. Sina avad ja ükski ei sule. Ja sina suled ja ükski ei ava. Täname selle eest, et sinu vaim on täna meid puudutanud, meile rääkinud. Me lihtsalt tahame sinu nime kõrgeks tõsta, Jeesus. Amen. Amen. Laulame ühe laulu siia. Ma tahaks, et see oleks nagu selle jutluse lõpetuse osa. Me laulame lihtsalt ühe laulu ja mis iganes teil südames on laulda. Aga nii nagu ma ütlesin, et kui sa oled selles kohas, kus ei tea ja võib-olla sa täna keegi on siin selles kohas, sa tea, mida teha. Ja kui sa ei ole selles kohas ja kui sul rõõm on sinu sees ja sul on kõik hästi, siis laula ülistust, tänu ja kiitust sellest rõõmust lähtuvalt. Olge väga õnnistatud. Amen.